tänased õppijad on kasvanud üles ümbritsetuna tehnoloogiast ja see mõjutab nende käitumist, nende olemust. Neil on vaja natuke teistmoodi läheneda, nad vajavad teistsuguseid õpetamismeetodeid, teistsuguseid kaasamise ja motivatsioonimeetodeid. Ja kuna tehnoloogia, mida nad igapäevaselt kasutavad, motiveerib neid, siis ma arvan, et tehnoloogia kasutamine õppeprotsessis on võti õppijate paremaks, innustamiseks. Ja minu uurimus on seotud targa koolimaja kontseptsiooni lahendustega õppeprotsessis, ehk siis tark koolimaja, või targa koolimaja kontseptsioon peaks olema võimalus koguda andmeid nii virtuaalsest kui ka füüsilisest klassiruumist, kas siis õpetajate, õpilaste arvutitest, erinevatest sotsiaalse tarkvara keskkondadest, kus teste tehakse, aga samamoodi ka füüsilisest klassiruumist erinevate ruumiandurite, kas siis valgus, õhk, niiskus andurid ja õpilaste kaasaskantavad andurid ehk siis biotagasiside, neurotagasiside. Ning eesmärk on erinevate anduritega kogutud andmete kasutamine õppeprotsessis niiviisi, et ühelt poolt saavad õpilased analüüsida kogutud andmeid, teha nendest järeldusi, uurida enda ja ennast ümbritseva kohta, mis maailmas toimub, teha ettepanekuid. Ja teiselt poolt kasutada neid andmeid õpianalüütikaks, ehk siis leida mustrid, missugused õpiprotsessid just neile õpilastele sobivad, mida nad on õppinud, kuidas on õppinud ja võib-olla see tehnoloogia häirib neid hoopis. Ehk siis saada tagasiside õppeprotsessist ja selle loodetavasti positiivsetest mõjudest. Aasta tagasi käivitus Innove Klass Pluss rahastusel projekt Innovatorium, kuhu me esialgu kaasasime 5 kooli, kes sai testimiseks asjade interneti komplektid, ehk siis iga kool sai 1 komplekti andureid ja lisavahendeid, et testida õppeprotsessis nende asjade interneti võimaluste kasutamist. Selle aasta jaanuarist lisandus veel 14 kooli, nii et koole on palju, õpilasi on kuskil 3000, õpetajaid 60 või ligikaudu 60, täpselt veel ei tea, kuidas need uued koolid ja õpetajad hakkavad suhtuma asjasse, aga eelmise aasta kogemus nende 5 kooliga, tuginedes siis läbi viidud küsimustikele ja intervjuudele, kaasava disainiprotsessidele, selgus, et õpilased võtsid andurid väga omaks. Nad olid hästi õhinas. Neile meeldis, et õpetajad andsid vastutuse nende õlgadele. Eriti need koolid, kus kasutati avastusõpet ja uurimusõpet. Õpilased tundsid, et õpetajad usaldavad neid, nad said vastutada teatud valdkonna eest, nad uurisid ise, nad õppisid iseseisvalt hästi palju ja see, kui nad said oma teadmisi kaasõppijatele jagada või siis kooli korraldatud töötubades, kas teistele koolidele või projektide raames, siis tagasiside oli hästi positiivne. Nii et üks noormees isegi ütles, et kui ta teab, et kool sellel päeval on uurimuslik õppe mingis aines, et see on nagu päikepäevas, et tasub tõusta ja kooli minna. Hästi positiivne tagasiside oli. Õpetajate poolt oli tagasiside natukene tagasihoidlikum, sest nad ei julgenud väga aktiivselt või ütleme, nad ei julgenud ilma sügava ettevalmistuseta andureid kasutusse võtta. Nad tahtsid ise endale kõik asjad selgeks teha ja siis klassi ette minna, aga õpilaste tagasisidest tuli välja, et see polnud üldse oluline, kas õpetaja nüüd teab neist rohkem või ei, sest kui nad ise said otsida ja õpetaja oli suunav ja toetav, siis see tulemus oli väga hea. Nii et tundub, et need anduri komplektid mõjuvad hästi, aga natuke uurime veel edasi. Ja
kui nüüd tulevikust rääkida, siis mõne aja pärast oleks vaja välja töötada üks hea platvorm, milles või kuhu saab koguda kõiki nende anduritega või siis virtuaalkeskkondadest kogutud andmed kokku, mis siis võimaldaks nii õpilastel nende andmete kasutamist kui ka õpetajatel tagasiside saamist, kuidas siis õppeprotsess toimib. Aga see nõuab veel natukene tööd, on vaja uurida, missuguseid andmeid üldse kasutada, missugused on vajalikud andmed, mis annavad mingisugust head tagasisidet ja ülevaadet õppeprotsessist, aga samas missugused andmed on need, mida õpilased saavad kasutada. Selles osas tuleks nüüd aasta jooksul teha väike ülevaade ja siis järgmise aasta algusest peab platvormile keskenduma, et saaks andmed kenasti visualiseerida ja eraldada isikustatud andmed õppeprotsessis kasutatavatest andmetest, et tagada andmekaitseseadus. No praeguse kogemuse järgi tundub, et asjal on jumet ja see võetakse kasutusele või seda ma soovitaksin kasutusele võtta, sest õpilased on õhinas ja neile meeldib, kui nad saavad ise harjutada ja katsetada. Aga kasutuselevõtt võib-olla sõltub natukene koolide võimalustest, sest kõiki neid asjade internetti, andureid ja lisavarustust on vaja hankida, siis peab olema toetav keskkond väga hästi üles ehitatud, et see oleks tööd toetav, mitte takistav. Ja võib-olla ka siis õpetajate valmisolek, et nad suudaksid usaldada rohkem õpilasi ja toetada õpilasi nende püüdlustes.